tulemast tagasi kahe... Vaata, kes küürutab seal. Hello! Tere tulemast kahe vähipüügi vahele. Ma loodan, et heli väga katastroofiliselt halb ei jää. Ma unustasin mikrofoni koju, nii et tuleb leppida kaamera sisse ehitatud mikrofoniga. Ja kahe vähipüügi vahele meie teeme augusti keskpaiga lõhepüügi loodetavasti. Aga... Või siis forelli. Et võib saada jõekat, merikat, lõhe, aga on läinud liikvele jutud, et jõe veetase on 49, temperatuur 13,6, mis meelitab kohale loodetavasti suured kollid, nii et meie lähme nüüd püüame need kollid kinni ja näitame teile siis lõheroosade jõhvikate püütud grilllõhe. Otse veest tuleb grilllõhe. Otse veest tuleb grilllõhe koos grilliga. Nabukas. Tegelikult suuresti põhjus, miks meie nagu ei käi jõekaid püüdmas, on endiselt see, et see malts on sul mingisugune kraeni ja siis sa oled siin nagu, eriti veel, kui peaks olema see, et on vihma sadanud, no siis sa oled siin mingi kaelani mingisugust pasas lihtsalt, vabandust. See ei ole nauditav. Et väga respekt, me vaatame, väga naudime igasuguseid neid jõeka vendade püügivideosid, aga ise ei viitsi seda teha, sellepärast, et see on lihtsalt nii ropp. No nii, esimesed visked tehtud, kuidas tunne on? Vesi madal, aga väga puhas. Ma olen paari sulpsu näinud, aga suud ka lähele. Seal just sulpsas. Jah, siin on viiparminti, muide. Lähnab jah? Tuled? Jah. Nii, aga kes selle koha ära tunneb, siis siin on lõhe roosade jõhvikate esimeses osas välja tõmmatud 3-kilone lõhe või merikas või mis ta siin oli. Nii et vaatame, kas siit saab uuesti. Nii, aga tundub, et sellesse lõiku sai praegu teha 5 viset. Nagu eelmine kord võtsid siit samast eest. Aga praegu hüppas see kaugemal üks kala, nii et peab minema sinna kaugemale vaatama. Et järsku sealt poolt saab midagi. Ma tahtsin just tahtsin öelda Elinale, mine roni ees ja ma tahan näidata Elina uusi jahisaapaid. Käis jahipaunas. See esimene mäkketõus siis oli? Kõrvetab. Aga pidavus oli hea. Oi, kus nüüd näitas. Kõik on kinni ja sääsed söövad. Vaadake, kus päkapikk tuleb mu tagant. Võsa seest üritab leida oma teed. See on sellepärast, miks ma ei käi kevadel ja suvel kalalt. Sest Elina on päkapikk ja rohi on temast pikem. Vähe sellest, et Saaremaa ei halastanud meile. Elina, mida me saame praegu? Vihma. Lisaks sääskidele. Sääsed ja vihm. Ja nõgesed. Ja siis Elina läheb jälle džunglisse. Ja mis asju see Jonna seal püüab, aga Ridva ots on tal igal juhul läinud. See on võsavillemid seal nüüd. Ridva ots on ka seal. Oh, pekki, sa ei saa seda ära lasta. Ma lootsin, et ta käib käna. Kuule, aga nüüd on seal on see hea koht, kus sa saad sinna taha visata. Millega õngega? Tean, ma olen lihtsalt mingi aastaõde.
teine on lihtsalt seal hädas popsikas kinni ja ma lihtsalt filmin seda. vaata uuesti kinni ei jää. saate aru nalja siis või? Jonna läks oma õnge päästma ja siis palus mul, et ma võtaks ta seljakoti kaasa. Võtsin ta siis seljakoti kaasa, see on mul siin õla peal. Viskan õla, mõtlen, et issand jumal, et kott on nii raske. Küsin Jonna käest, et mis tal selles kotis on, ütleb mulle, et ta on kivid. Ma mõtlesin, ta teeb nalja. Ta tõi Albaaniast kive ja nüüd ta käib kalal nende kividega, nad on seljakotis. Mida tassin mina nüüd? Äkki selle spetsialisti nüüd, kes käib kividega kalal. Ta isegi ei mõelnud selle peale, et paneks need üles auto juurde. Ei. Ta tassib kaasa neid. Vaata, kui ilusasti. Vaadake nüüd seda venda siis. Albaania. Palju sul on neid seal kotis? Koti põhi on täis. Ebareaalne. 4 kilo ikka on. See oled normaalne muidu või? Vaata, kui ilusad roosad ja vaata. Ilusad mingi mustriga sellised. Väga kaunis. Naised. Aga ma ütlen, et need kivid on lihtsalt puhtalt selline raskuseks, et see on kuiv trenn selleks, et kui ma hakkangi nüüd siit jõe pealt saama neid suuri lohesid, et siis see on trenn, ma pean jaksama ikka auto juurde ära tassida need. Nii et kes teeb igat moodi omal mingisugust eeltrenni Ironmaniks või midagi sellist, siis mina olen valmis suuri lohesid koju vedama. Sa leidsid? Ja mõmmi käinud meie kalasportis. Jah. Tuhnud laiali terve sipelga pesa. Oleme olnud jõel 2 tundi, ma arvan, midagi sellist. Ja olukord on 0. Et oleme liitsi proovinud, woblerit, Elina paneb seal. Ma panin vahepeal pöörlevat, Elina paneb vist liitsi kandset. Ja tulemus on endiselt ümmarga 0. Pole näinud, tegelikult on väga ilusti näha liivaste kohtade peal kala peaks ujuma, ainult pisikesi jõekad oleme näinud, nii et me lähme natukene Suudmele lähemale sinnapoole, et järsku siis sealpool on kala. Mis sa pakud? No tahaks loota on, kuigi mul on juba kopp ees, sest no võsa on selline. Sest selline on päkapikk. Oi, kui ilus jõekas! Oi, kui ilus jõekas! Vahi seda! Minu kõige suurem vist elujõekas. Ma vaatan ja kiire mõõdulindiga üle. Või see on tõesti kena. See on ilus mõõdukas see siit. Oi, väga ilus mõõdus. See tuleb täna minuga kaasa. See on vist esimene jõekas, mille me kaasa võtame. See on esimene jõekas, mille me kaasa võtame. Seda ta on tõesti. Ja käis ennem vee peal võtmas. Näitan, liitsid on teema. Ja täna mitte ühtegi võtta, mitte ühegi teise asjaga paned otsa Harri, pruuni, jõeka liitsi. Ja Harri liitsid on need, mis meile kala toovad. Minu kõige suuremad lõhed on ka Harri liitsiga. Jah, ja merikad ka. Ja. Ma näitan ära. 40 on ja minu kõige suurem. Jonna õmblusvahendid on ka kaasas. Käsitöö huviline, nagu ta meil on. Aga näitame siia ka ära, et siis tegu on ilusa 40 sentimeetrisega. See on minu esimene suurem jõekas ja seekord kahjuks tuleb minuga kaasa. Muidu laseks lahti, aga see on lihtsalt esimene mõõdus. Esimene koju tulnud jõekas. Jah. Arvestades mitu aastat me oleme kalal käinud ja see on meie esimene, mis me kaasa võtame, siis ma arvan, et on hästi. Ja. Praegu on tegelikult jube hea vaadata selliseid kohti sügiseks välja, sest tavaliselt on nagu see, et see vesi on nii kas sogane, kui ta on kõrgem, siis sa ei näe sinna, aga siin on nagu näha kohe ära, et mega hea sügav auk, et nagu potentsiaalselt, kui sa sealt nurga pealt viskad, siis sa saad nagu siit, kui see suur koll peaks siin passima, siis see on väga potentsiaalne koht. Meil on üks väga suur miinus Elinaga. Me ei oska ära lõpetada. Ehk siis ma olen juba jalgupidi vees
väga ulmeilusas kohas ja ma mõtlen, et kuidas siit nagu ei ole näkanud lihtsalt. Aga me ei oska lõpetada. Kell on varsti 8:30 ja vajas hakkab pimedaks minema nagu näha, nii et me jääme täna jälle pimeda peale. Elina, kuule, kas sa oled ennem nii kaugele üldse kõndinud või? Siin on äge või? Ei ole. Nõme on. Kokkuvõttes Elina ei ole väga suur Maltsa sees kõndimise jõeka fänn, aga see on üks koht. Sa oleks. See on üks äge koht igastahes. Väga ilusad lõigud on. Aga tõesti, fännid me ei ole. Fännid oleme siis, kui kala saab. Kell on 9. Meie tegime oma viimased 3 viset siin. Elina on juba pahane mu peale. Elina ütle tšau. Elina ütles teile tšau. Nii et ta lubas, et ta ei tule minuga enam tükk aega kalale. Aga selle vahega, et ta tuleb minuga laupäeval vähki püüdma. Juba ei tule. Aga nii et järgmise korrani.